Tervist, on 1. mai, minu uus hooaeg hakkab ja alustame siis ujumisest, mis ei tundu üldse hea idee olema tegelikult praegu siin 1. mail. Aga tegelikult ma arvan, et see hommiku ujumine annab päris palju juurde sellele päeva algusele, nii et teeme. Davai, teeme ära. Tehtud. Kiirit jutt. Homme lähen kindlasti panen pea vee alla, aga masiini taha, nagu ma ei tea, kas te näete, aga see on tõsiselt rõve vesi on siin. Siuke ilus pudruke on mustikamoosiga. Tegin teed, soojam oleks 2 võikut ja hakkan vaatama videot, mis siis täna üles läheb, et see oleks ikkagi korras kõik. Ja juba olen jõudu tegemas, aga käisin enne ka jooksul. Aga jah, nüüd jõusaalis teen 20 minutit basic'ut ette. Ehk oma keha raskusega 50 sekundit tööd, 10 puhkust ja niimoodi 20 minutit. Siis teen 2 jõuvastupidavusringi ja siis ongi jõud tehtud ja peale seda jooksen jälle ja siis on koju venitama. Peale trenni lähen ka nüüd podcasti, mis on mingi uudne kogemus mulle, sellepärast ma olin ka nõus. Nüüd lähen proovime seda, võtan teid kaasa. Kohal närv on tõesti sees, rohkem kui enne võistlusi, ma ei tea. Küll hakkama saan, mis ikka, äkki teen seal mingi klipi ka pärast. Küsin, kuidas mul läks. Filmitud, Kermo, mis sa arvad, kuidas mul läks? Super, aitäh! Jah, isegi täitsa okei. Vist sain hakkama, nii et ma ise olen rahul. Te peate selle lõpliku podcasti läbi vaatama, et siis te näete ise, kas sai hakkama või sai. Oota, millal see tulebki üldse? Ma arvan, et järgmine kuu. Okei. Või siis, kui heal juhul veab, siis selle kuu lõpus, ehk siis mai lõpus. Kui ei vea, siis mis kuu peale maid on? Juunikuus. Jah, eks ma annan siis teada, kui see üleval on ja eks siis näete. Nagu lubatud sai, siis tänapäeva pea ka vee alla. Tulin vähe ilusamasse kohta. Puhtam vesi tundub olema, nii et lähme. Insta jaoks ka vaja ju. Jop. Aga ja minut aega peale seda tuleb ülihea tunne sisse kuidagi nii mõnus. Sellepärast see hommikujumine on seda juba ka kindlasti väärt. Pluss vajab siukse produktiivse päeva alguse, ma arvan. Ujumis käidud, siis tegin söögi, siis ma läksin jooksma. Soojendusjooks tehtud, 10 kilti, 11 kilo, mis asja? 10. Jaa, 10! 10! Su telefoni number on 10! Ma ütlesin sul 10! Tund aega, 11 kilomeetrit. Ja nüüd ongi, tegelikult trenn on juba põhimõtteliselt tehtud. Et ma üritan siis võimalikult vähe seda rütmi rikkuda, et teen lisaseeria, et siis ka teile näidata. Ja ütleme nii, et jalad on juba valusad. Tegin siis soojenduse pluss siis 3 seeriat, 4 harjutust ja 15 korda. Kõigepealt siis konnahüpped. 10, 11. Nagu mul on juba jalad nii täis. Juba eilsest olid jalad täis ja mul on veel ka ülakeha täis. Aga selle valutamise juures on kõige parem see, et kedagi päriselt tegelikult ei huvita. Ainult mul on valus. Ma tean, me nimetame seda kiirusetajate harjutuseks. Ehk siis niimoodi siit.
parem jalg tahab küll krampimine juba, aga teine pool ka, noh teine jalg siis. Veri, väga suur perse on tulemas. Aga viimaseks siis sammhüpped, 15 tükki. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Nüüd on hüpped tehtud, ma teen siukest 4 kiiret KRP-d ehk kiirendust ja siis on tänase hommikuse trenniga kõik, et hetkel ongi siuksed mitte väga pikad trennid, mitte kõige raskemad, aga samas ongi vaja siukest sissejuhatavat, et saaks siis pärast raskemate trenni peale üle minna. No kui mida ma räägin, raskemad, praegu juba kõik kohad valusad. Kus ma siia sattusin? Ma ei tea, kes mind vähegi teab, see teab, et kui on lund ja mul on suusad olemas, siis ma ei saa seda võimalust kasutamata jätta. Ise olen lühkades, lühikese särgiga, nii et ju võiks ju lõbus suusatada olla. No nii, lähme siis sõidame. Oh, kui tore! Oi, juba läks lund saamas, sest pean ütlema, lipe ei ole parim, aga on ka halvemaid lippeid olnud. Rajaolud, noh, ei ole ka kiita, aga saab ja see on põhiline. Täna tegelikult oligi see, et tegin 2 tundi ratast ette, lõpetasin nii vara, et noh, igav hakkas, mõtlesin, mis sa ikka teed muud, kui igav hakkab. Tuled ju suusatama. Aga jah, mu lemmikosa on see, et nad pidid rullirajalt siis lume ära lükkama juba, sest kui inimesed tahavad sõita ja siin tuleb vist rattavõistlused. Nagu probleem, et lund on liiga palju. Sellepärast tõusu sõita ei saa, aga suusatada ikka saab. Nii et ma olen õnnelik. Lähme siis sõidame. Ma arvan, et siuke 2 kilti siia hommikusse suuska 6. mail. Miks mitte? 70 meetrit oli üks ots, siis 140 meetrit ring, 2 kilti. Täitsa tore. Mõnus ilm. Ma ei tea, lähme siis 5 edasi või? No nii, start on läinud ja pidupäev on alanud. Seekord siis jooksumaraton, maastiku jooksumaraton ja vaatame, mis siis stardis räägiti. No nii, siit stardist oleme kinni püüdnud siis esimese ohvri. Et kuidas tunnen kõigepealt? No eilne kaotus, pisarad ei ole veel ära kuivanud. Kui siit ei tule videoblogi, siis ma ei tea, mis veel väärt seda on. Martin! Aga mis ajaga plaanid? Ma plaanin niimoodi, et 3 ja 4 vahel. 12 minutit on stardini. Tuleb nautida, tuleb vaadata peeglisse ja vaadata oma vormi. Aga ma pakuks sulle neid prille, et ma pakun, et 10 minti teevad vähemalt kiiremaks. Et kui nendega joosta, et ära küsi, miks see üks pool katki on, aga ma arvan, et teevad kiiremaks. No ega nad aeglasemaks ei tee. Mitmes maraton siis täna? Täna läheb 80. Kui Janek Oblika see maraton 100 kodulehekülje peal õiged andmed on, et vaatasin 79 tehtud ja täna on 80. Okei, juubel ja mis ajaga siis umbes plaanite? Plaanis on teha selline matk, et järgmine laupäev on Helsingi maraton, et see on selline ühendusjooks. Kas ülikonnaga startimine võib nagu segada ka maratoni? Ei sega, lips on sirge, tuulega viltu ei lähe, tuuletakistust ei ole, kõik on hästi. Eelmine aasta jooksin punase lipsuga, seekord sinisega. Okei, ja sinisega või punasega, kumb parem on? Täna saab teada, eelmine aasta on 4.21, äkki tuleb alla selle, siis on sinisega kiirem. Okei, loodame. Tohib küsida, kuidas tunne? Tunnen väga hea. Aga küsimus siis siuke, et mis on Eesti jooksja siis lemmiktaim? Karikakrad. Nurmenukk. Pagan. Mõtle selle peale. Äkki millega saad aru? Ma jooksen kaasa. Et kui Roman Fosti jooksis ja võitis, siis võiks öelda ju, et kõik teised said posti. No põhimõtteliselt, et mis on Eesti jooksja lemmikraamatu žanr? Klassika.
ei, Roman Posti. Et mis on Eesti jooksja lemmiktäht? N on vastus, nagu mõelge sellele, äkki kunagi saate aru. Ei, et miks katkestas Eesti naisjooksja võistluse? Sest ta arvas, et ta nägi 3-kordselt. Praegu ei jõudnud kohale, sorry. Ma ei tea, kas minu viga või sinu naljaviga just öelda. Äkki kunagi jõuab. Suusatan täna ja suusatan homme, tipp-top vana Chanel'i komme. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tipp-top vana Chanel'i komme. Ma ei kannata.